Hiirvaikselt on Jaapan just kasutusele võtnud ühe oma kõige uuenduslikuma tehnoloogia. Aga seda tehnoloogiat ei kasutata Jaapanis endas. See on Ukrainas ja muudab Putini ootamatud õhurünnakud täiesti jõuetuks. See, mida Jaapan just Ukraina heaks tegi, on uskumatu, sest nad andsid Venemaale hävitava löögi ilma ainsatki lasku tegemata. Jaapanil polnudki vaja seda teha. See, mida nad on andnud, on Jaapani ja Ukraina liidu tulemus, mida Putin ei osanud ette näha. Kuna Ukraina taevas on rohkem kui kunagi varem täis suuri Vene Shahed-tüüpi droonide parvi, on tekkinud partnerlus ühe suure Jaapani ettevõtte ja ühe Ukraina paljudest droonide arendusfirmadest. Umbes 10 aastat tagasi asutatud Terra Drone Corporation on üks suurimaid tehnoloogiaettevõtteid Jaapanis. 650 töötajaga ja noteerituna Tokyo börsil on see kasvav ettevõte, mis on teatanud oma sisenemisest kaitsesektorisse ning teenib umbes 60% oma tuludest partnerlustest, mis on loodud väljaspool Jaapanit. Siin tulebki mängu Ukraina. Sügaval rindelinnas Harkivis asub ettevõte nimega Amazing Drones. Amazing Drones erineb Terra Drone Corporationist täielikult selle loomise poolest. Kui Terra oli ettevõte, mis sündis kasumisoovist, siis Amazing Drones loodi sõjaleekides, mida Ukraina kunagi ei tahtnud pidada. Kuid Amazing Drones on kasvanud. 3 aastat tagasi vabatahtlik algatus on nüüdseks arenenud täieõiguslikuks ettevõtteks, mis on oluline osa Brave One'i kaitseklastrist. Ukraina on loonud tingimused, et julgustada oma droonitootjaid mõtlema suurelt ja looma seda, mida Ukrainal on vaja enda kaitsmiseks. Nüüd teeb Amazing Drones Terra Drone Corporationiga otsest koostööd ning nad on välja töötanud üliolulise tehnoloogia, mis võiks lõpetada Putini ootamatute õhurünnakute strateegia. See tehnoloogia on Terra A1 püüdurdroon, mis lahendab kõik probleemid, mis Ukrainal on Venemaa Shahed-tüüpi kaugmaaründedroonidega. Terra A1 sündis kohtumisest, mis toimus Amazing Dronesi asutaja Maksim Klimenko ja Terra Drone'i asutaja Toru Tukashiga vahel 2025 aasta kaitsenäitusel ning see on tõeline tippkiskja droonitõrjes. Maksimaalse kiirusega 300 kilomeetrit ehk umbes 186 miili tunnis ja kuni 35 kilomeetrise ehk veidi üle 20 miili ulatusega pakub see püüdurdroon vajalikku kiirust ja tegevusraadiust, et tegeleda Venemaa saabuvate Shahed-droonidega. See suudab katta kogu püügimissiooni tsükli alates esmasest jälgimisest kuni sihtmärkide tuvastamise ja lõpuks nende püüdmiseni. Kõik ühe 15-minutilise lennu jooksul. Ära alahinda selle kiiruse tähtsust. Kuigi Terra A1 jääb tulejõudu vajaka, tal pole sellist laengut, mida ootaksid ründedroonilt, kompenseerib ta selle enam kui 100 kilomeetri ehk umbes 62 miili võrra tunnis suurema kiirusega võrreldes Venemaa tüüpilise Shahed-tüüpi drooniga. See pole lihtsalt püüdur, mis tiirutab ja ootab, kuni Shahed talle pihta saab. Terra A1 suudab Shahedi üles leida ja teda jälitada, pidades taevas vältimatut droonide surmatantsu, kuni tabab sihtmärki ja saadab Vene seadeldise mürtsuga tagasi maale. Mitte, et neid surmajahtimisi alati vaja läheks. Tegelikult võivad need osutuda üllatavalt haruldasteks. Nagu United 24 meedia välja toob, on Terra A1 vargdrooni tüüpi. Tänu oma elektrilisele jõusüsteemile tekitab see väga vähe müra ja praktiliselt puudub soojuselg, mis teeb selle Shahedi drooni operaatorile Venemaal äärmiselt raskesti avastatavaks. Paljudel juhtudel oleks ainus märk Terra A1 lähenemisest see, kui püüdur lendab Shahedi drooni külge paigaldatud kaamerate vaateväljas. Enamasti tiirutab Terra A1, märkab sihtmärki ja hävitab selle enne, kui operaator üldse aru saab, et see läheneb. Adja, Terra A1 suudab tegutseda ka iseseisvalt ilma operaatorita. See on intelligentne droon, mis suudab hävitada Venemaa Shahedid ilma põhjaliku väljaõppeta, olgu see siis drooni enda või seda juhtiva operaatori jaoks. Ja siin läheb asi tõsiseks. Terra A1 ehitamine maksab vaid $2000. Jää meiega ja saad teada, miks see nii oluline on, kuid praegu on selle drooni loonud partnerlus alles arenduse algfaasis ning järgmisena on ees ootamas tootmise laiendamine. Terra Drone on juba oma sõnadele tegudega kinnitust andnud. Ühe oma tütarettevõtte kaudu on tehtud $10 miljoni suurune investeering Terra A1 droonide tootmise rahastamiseks. See on kapital, mis toob Ukrainale rohkem kasu kui raha ise. Jaapani kapitali intressimäärad on umbes 2%, samal ajal kui Ukrainas endas on need umbes 20%. Siin näeme investeeringut soodsamasse rahastusse, kui Amazing Drones saaks oma riigis ja seda raha kasutatakse rohkemate Terra A1-ide ehitamiseks, kui Venemaa suudab toime tulla. Praegu on tootmine suhteliselt aeglane. Üks töötaja suudab kokku panna 2 Terra A1-i päevas ning pole teada, kui palju töötajaid on Amazing Dronesi töökodades.
aga protsessi lihtsustatakse, raha voolab sisse ja väga varsti hakatakse Terra A1 tootma sellises mahus, et sellest võib saada üks tähtsamaid vahendeid, mis Ukrainal on oma taeva ja rahva kaitsmiseks Venemaa šahiidide nuhtluse eest. See tootmise suurendamine peab toimuma tule all ja Tokushiga teab, et traditsiooniline tehas pole lahendus. Sellised tehased muutuvad sihtmärkideks, kuid nagu Terra drooni asutaja ütleb, on Ukraina inseneridel juba praktilised teadmised, kuidas tootmist detsentraliseerida ja pideva ohu all tegutseda. Meie uurime ja kaalume samuti seda lähenemist. Selles näiliselt süütus avalduses näeme, et tegemist pole sugugi ühepoolse partnerlusega. Ukraina saab uusi tõrjedroone, kuid Jaapan saab teadmisi ja kogemusi, mis on lahingutes testitud ja väga vajalikud maailmas, mis üha enam kaosesse vajub. Terra Drone kaalub juba Ukraina droonide tootmise alustamist Jaapani pinnal. Seal saab neid ehitada nii Jaapani huvides kui ka võimalusel Ukrainasse saatmiseks, et kasutada neid Putini vägede vastu. See, mida me siin näeme, on sama oluline kui Terra A1 ise, sest Ukraina loob suhteid suure Jaapani ettevõttega, mis laieneb laiemaks koostööks Jaapaniga tervikuna. Oleme juba näinud selle toimumise märke. Jaapan on olnud pidev Ukraina toetaja sõjas Venemaa vastu, kuigi peamiselt humanitaarses valdkonnas. Veebruaris lubas Jaapan anda $3,8 miljonit, et aidata Ukrainal taastada osa sõjas kahjustada saanud kultuurimälestisi. Veel $1,3 miljardit oli Jaapan lubanud Ukrainale Jaapani Rahu Ukrainas projekti raames, seisuga 1 aprill. Samuti teatas ÜRO veebruaris, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni tööstusarengu organisatsioon on sõlminud rea toetuslepinguid 47 Jaapani ettevõttega, kes hakkavad Ukrainas oma ärimudeleid ja tehnoloogiaid katsetama. Need on märgid kahe tugeva riigi tärkavast suhtest. Amazing Dronesi ja Terra Drooni liit on vaid üks paljudest näidetest ning neid on veelgi. Märtsis alustasid Ukraina ja Jaapani valitsused ettevalmistusi valitsustevaheliseks partnerluseks, mis hõlbustab kaitsevarustuse ja tehnoloogiate ülekandmist. Eesmärk on aidata kahel riigil osaleda rohkem ühises tootmises, mis omakorda viib relvadele keskenduvate lokaliseerimisprojektideni. Jaapan kaalub juba Ukraina ründedroonide ostmist, mis võivad saada oluliseks osaks nende ründearsenalist, kui Indo-Vaikse ookeani piirkonnas pinged eskaleeruvad. Ukraina jaoks tagavad sellised partnerlused relvade ja raha regulaarse sissevoolu, mida ta saab kasutada enda kaitsmiseks Venemaa vastu. Ukrainast on saamas oluline tegija ülemaailmses geopoliitilises kontekstis ja mitte midagi sellest ei juhtuks, kui Putin poleks üle 4 aasta tagasi teinud rumalat otsust alustada täiemahulist sissetungi riiki, mis tema arvates pidi päevadega kokku varisema. Ukraina jäi kindlaks. Ta on seda teinud juba üle 4 aasta. Ja iroonia on selles, et kõik, mida Putin on Ukrainas saavutanud, on veelgi tugevama riigi loomine, mis on arendanud sidemeid liitlastega, mida poleks kunagi tekkinud, kui Putin oleks lihtsalt paigale jäänud. Aga selle teema juurde tuleme hiljem tagasi. Enne kui me seda teeme ja enne kui räägime, miks Terra A1 saab olema Ukrainale otseselt oluline, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet Sõjasaade. Kui saate sellest videost väärtuslikku teavet, siis ärge unustage kanalit tellida, et ei jääks ilma järgmistest saadetest. Nüüd, miks on Terra A1 Ukrainale nii suur õnnistus? Vastus peitub Venemaa õhutaktikates. Alates sellest, kui Venemaa sai enda kätte Shaheedi tehnoloogia, on ta rakendanud Ukraina vastu kurnamissõja majandusloogikat. Teisisõnu, Venemaa on saatnud Ukrainasse üha suuremaid droonide parvi, eesmärgiga hävitada Ukraina infrastruktuur, linnad ja inimesed. Numbrid on õõvastavad, kuid lõpuks on Ukraina jõudnud sinnamaani, kus ta suudab kaugmaa rindel Venemaale samaga vastata. Ainuüksi märtsis tulistas Venemaa Ukraina pihta 6462 drooni. Esimest korda alates sõja algusest on Ukraina ületanud Venemaa igakuise kogusumma, lastes välja 7347 omaenda kaugmaa drooni. Aga see on Ukraina jaoks uus olukord. Mitme tuhande drooni väljalaskmine kuus on Venemaa jaoks juba tuttav tegevus ning see on tekitanud probleeme majanduslikul rindel. Pikka aega oli vastus kaugmaa droonirünnakutele kaasaegsete õhutõrjesüsteemide kasutamine, näiteks Patriot üksused, mida Ukraina on saanud USA-lt ja teistelt lääneliitlastelt. Patriot on Ukraina jaoks väga oluline süsteem. See on eluliselt tähtis Venemaa ballistiliste rakettide tõrjumisel. Kuid droonide vastase kaitsesüsteemina on Patriot praktiliselt kasutu. See ei ole seotud Patrioti võimekusega, vaid pigem sellega, kui kallis on Patrioti kasutamine droonide vastu. Välissuhete nõukogu toob numbrid selgelt välja. Ühe Shaheed-tüüpi drooni ehitamine maksab Venemaale umbes $35 000. Üks täiustatud Patrioti püüdurakett maksab Ukrainale $4 miljonit.
majandusgeeniust pole vaja, et öelda, et Patriot ei ole õige relv Venemaa droonidega tegelemiseks. Kui see süsteem oleks olnud ainus, mis Ukrainal märtsis kasutada oli, oleks Ukraina pidanud 100% tõrjemäära saavutamiseks kulutama üle 25,8 miljardi dollari. Muidugi on see kulu naeruväärne, kuid isegi odavamad õhutõrjesüsteemid nagu Coyote maksavad kasutajale $1000 iga lasu eest, juhib nõukogu tähelepanu. Ukraina suur väljakutse lisaks kahjule, mida Venemaa droonid põhjustavad, on olnud leida õhutõrje lahendus, mis oleks mõistlik ka puhtalt majanduslikus mõttes. Just siin võib Terra A1 osutuda kõige olulisemaks relvaks, mis on Ukraina arsenali jõudnud. Nagu varem mainisime, maksab üks Terra A1 $2000. Eeldades, et Venemaa märtsikuiste drooniparvede tõrjumise edukus oleks 100%, läheks see maksma veidi üle $12,9 miljonit. Kindlasti pole see tühine summa, kuid siiski palju väiksem kui Patriot-tüüpi süsteemide kasutamine. Siis on veel Venemaa kulud. Kui Shahed-tüüpi droon maksab $1000, siis 6462 drooni maksavad üle $226 miljoni eelis Ukrainale. Relvadeega nagu Terra A1 ei pea Ukraina enam meeleheitlikult otsima raha oma õhutõrjevõrgu rahastamiseks, vaid teab, et iga Vene õhurünnak läheb Putinile palju kallimaks kui Ukrainale selle tõrjumine. Lisaks on veel see eelis, et tehnoloogiad nagu Terra A1 võimaldavad Ukrainal ja Jaapanil viidata sellele, mida USA praegu Iraanis teeb ja öelda, vaadake, meil on midagi paremat ja odavamat kui Patriotid, mida te saate kasutada. USA võiks midagi sellist kasutada. See, mida nad praegu Iraanis teevad, pole sugugi tõhus. 20. märtsil teatas United 24 meedia kommentaaridest, mida andsid Ukraina droonispetsialistid, kes on saadetud Lähis-Idasse aitama Iraani Shahedi droonidega. Siil nägid instruktorid, kuidas USA kasutas ühe õhuohu kõrvaldamiseks kuni 8 Patrioti raketti. Teistel juhtudel on USA kasutanud SM-6 rakette, mis maksavad umbes $6 miljonit tükk, et hävitada Shahedi droone, mille hind on vaid $70,000. Me rääkisime teile varem, et selline lähenemine ei oleks Ukrainale jätkusuutlik. Sama kehtib ka USA kohta, isegi nende tohutu kaitse-eelarve juures. See, mida Jaapan ja Ukraina just koos tegid, võib aidata mõlemal tugevdada sidemeid USA-ga. Aga tuleme korraks tagasi tõrjedroonide juurde. Need, kes on viimastel kuudel Ukraina õhutõrje lähenemisele tähelepanu pööranud, teavad, et tõrjedroonide kontseptsioon ei ole midagi uut. Ukraina on neid droone kasutanud juba kuid ja need on osutunud erakordselt tõhusaks. Pravda teatas 3. märtsi artiklis, kui tõhusaks on need droonid Ukraina jaoks muutunud, tuues välja, et tõrjedroonid tulistasid alla 70% Moskva poolt veebruaris Kiievi pihta saadetud Shahed-tüüpi ründedroonidest. Kogu Ukrainas on tõrjedroonid vastutavad 30% Venemaa ründedroonide allatulistamise eest. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sirskõi tõi esile, kui palju need droonid on Ukrainale tähendanud, öeldes, vaatamata oluliselt halvenenud ilmastikutingimustele ja ründevõimekuse puudujäägile, ei lasknud me veebruaris väikese õhutõrje tõhususe langeda. Eelmisel kuul tegid meie tõrjedroonid umbes 6300 väljalendu, hävitades üle 1500 erinevat tüüpi Vene drooni. Pea meeles, et see tehnoloogia on endiselt üsna uus, kuid Ukraina on selle kiiresti kasutusele võtnud. Ukraina riiklik julgeoleku- ja kaitsenõukogu ütleb, et 2026 aastal on Ukraina juba suurendanud oma tõrjedroonide sisetootmist 8 korda võrreldes 2025 aastaga. Nüüd töötab selles valdkonnas üle 20 Ukraina ettevõtte ning Ukraina toodetud droonide missiooni edukuse määr ületab 60%. See ei paista olevat nii, kui vaadata Sirskõi numbreid, kuigi nõukogu võib silmas pidada tõrjedroonide kasutuskordade koguarvu, mitte otsest võrdlust kasutatud tõrjedroonide ja hävitatud Shahidide vahel. Igal juhul on selge, et tõrjedroonid on oluline tehnoloogia, mille arendamisse Ukraina panustab tugevalt. See, mida me praegu Ukraina taevas näeme, on selle tehnoloogia arengu varajane etapp. Terror A1 on järgmine arenguetapp. Kiire, autonoomne, odav ja loodud koostöös Jaapani ettevõttega, mis avab Ukrainale palju uusi võimalusi. Ja varsti saab sellest osa mitmekihilisest õhutõrjekilbist, mis kaitseb Shahed-tüüpi droonide eest lähidistantsil, samal ajal kui teised süsteemid tegelevad Venemaa rakettidega. Kõigel sellel on laiemad tagajärjed ja me puudutasime neid juba varem videos. See, mida me selle uue partnerlusega näeme, on veel üks näide sellest, kuidas Vladimir Putin on saavutanud täpselt vastupidise sellele, mida ta soovis, kui ta alustas oma niinimetatud erioperatsiooni Ukrainas. See operatsioon pidi Ukraina kaardilt pühkima, kuid pärast 4 aastat sõdimist on Vladimir Putini sõda muutnud Ukraina geopoliitiliselt tugevamaks kui kunagi varem. Tugevnenud partnerlus Ukraina ja Jaapani vahel on vaid üks näide. Mõlemad näevad vastastikust kasu kaitsesidemete loomises, mida enne Vladimir Putini sissetungi poleks saanud tekkida, mis sundis Ukrainat saama maailma juhtivaks droonide arendajaks. Me näeme sarnaste suhete kujunemist Ukraina ja partnerite vahel üle kogu maailma.
Lähis-Idas on Ukraina sõlminud aastakümneid kestvaid kaitselepinguid mitme Pärsia lahe riigiga, kes otsivad viise, kuidas võidelda Iraani Shahedi droonidega, mis on aluseks droonidele, mida Venemaa Ukrainasse tulistab. Mõned väidavad, et Ukraina liitumine Euroopa Liiduga võib toimuda juba 2027 aastal ning see ainult tugevdab Ukraina sidemeid selle blokiga, mis on juba olnud üks tugevamaid toetajaid Ukraina kaitses. Ukraina droonid on teinud suure osa sellest võimalikuks. Saudi Araabia ja Katar poleks varem kunagi isegi kaalunud koostööd Ukrainaga kaitseküsimustes. Nad poleks selleks vajadust tundnud. Sama kehtib ka Jaapani kohta. Ukraina president Volodymyr Zelenski on juba veebruaris teatanud, et Ukraina on valmis jagama oma meredroonide ja tõrjetehnoloogiaid Jaapaniga ning Terror A1 võibki olla selle koostöö tulemus. Kõigil neil riikidel oli kaasaegne sõjatehnoloogia, kas ise välja töötatud või partnerite nagu USA poolt tarnitud. Kuid nüüd on Ukraina kõigi nende plaanide keskmes. Kummalisel ja kaudsel moel on selle põhjuseks just Putin. Tema sõda on muutnud Ukraina geopoliitilisel areenil tugevamaks. Ja see tugevnemine on toimunud ajal, mil Venemaa ülemaailmne mõju on Putini ajal olnud nõrgem kui pikka aega varem. Ainuüksi 2026 aastal vaatas Putin pealt, kuidas Venezuela endine diktaator Nicolas Maduro kõrvaldati mängust. See on üks liitlane vähem. Kaos Iraanis on Venemaale maksma läinud veel ühe liitlase, Ali Khomeini, kuigi peame veel ootama, kas operatsioon Eepiline raev toob kaasa režiimi muutuse, mis halvaks Venemaa mõjuvõimu Pärsia lahes just ajal, mil Ukraina positsioon selles piirkonnas on tugevam kui kunagi varem. Venemaa relvi ei usaldata enam üldse, sest ammendab Ukrainas oma varustusvarusid, tõestades iga päevaga, et tema relvad ei ole seda, mida neile reklaamiti. Üha rohkem tema endisi ostjaid pöördub teiste tarnijate poole. Venemaa relvaeksport on viimase 5 aasta jooksul langenud 64%, teatas Moscow Times 9. märtsil. See ei ole tingitud ainult sellest, et Venemaal on endal rohkem relvi vaja. Sellised kliendid nagu India ja Hiina ostavad vähem. Samal ajal müüvad Euroopa Liidu riigid, mille hulka võib peagi kuuluda ka Ukraina, 4 korda rohkem relvi kui Venemaa. Nii et Jaapani Terror A1 saab olema Ukrainale otseses mõttes väga oluline. Uut tüüpi tõrjedroon on enam kui teretulnud riigile, mis tugineb üha enam nendele kulutõhusatele relvadele, et tulla toime Venemaa kaugmaa rünnakutega. Kuid just laiemad tagajärjed peaksid Putinit muretsema panema. Selle kokkuleppega on Jaapan ja Ukraina kaitsevaldkonnas lähemal kui kunagi varem. Sama võib öelda Ukraina ja paljude teiste riikide kohta. Putin saab ainult pealt vaadata, kuidas Venemaa mõju kahaneb ja Ukraina oma kasvab. Iga allatulistatud Shahed kinnistab seda reaalsus Kremlile veelgi tugevamalt. Ja iga õhku tõusev Terror A1 tuletab Putinile meelde, et Jaapan on Ukraina poolel. Aga võib-olla ei pööra Putin nii palju tähelepanu Ukraina ja Jaapani uutele tõrjedroonidele, kui ta peaks. Odini maagiline oda kõlab nagu miski otse Skandinaavia mütoloogiast. Jumaliku väega relv, mida võib-olla pakutakse auhinnaks pärast ülesande täitmist DD-mängus. Aga see oda on päris, see on praegu Ukrainas ja tänu Rootsile on Ukrainal käes midagi nii hirmuäratavat, et Putin teab, et ta ei suuda peatada seda, mis tulemas on. Gungnir on saabunud ja Venemaa ei saa selle vastu midagi teha. Venemaa teab, et see on nii, sest Gungnir ei ole lihtsalt mingi relv, mille Rootsi on lubanud Ukrainale kunagi kauges tulevikus tarnida. See ei ole mitte ainult juba Ukrainas olemas, vaid seda kasutati ühes kõige laastavamas rünnakus, mille Ukraina on seni Mustal merel Venemaa sõjalise ja naftataristu vastu läbi viinud. Me arvasime, et teadsime kõike, mida Ukraina oli valmis selle rünnaku kohta avaldama. 6. aprillil tuli uudis, et Ukraina mehitamata süsteemide väed tegid koostööd riigi mereväega, et korraldada laastav rünnak Venemaa Sivassi avamere naftaplatvormi vastu Mustal merel. Kuigi selle platvormi kahjustamine oleks Ukrainale oluline, kuna see tähendaks veel üht lööki Venemaa naftatööstusele, oli tegelik põhjus Sivassi platvormi ründamiseks see, et Venemaa on kasutanud seda suure osa sõja vältel luure- ja sõjaväebaasi ning vaatluspunktina. Platvormile olid paigaldatud lühimaa õhutõrjesüsteemide radarid ning elektroonilise sõjapidamise süsteemid, mis muutsid selle naftaplatvormi asemel sõjaliseks objektiks. Ukraina hävitas Sivassi. Ja nii palju kui me teame, tehti seda droonidega. Just seda väitis Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem Robert Provdi, kui ta teatas rünnakust Telegrami postituses. Udžuvpurimis platvormi Sivash hävitasid 413 OP-reedi linnud koos mereväe süvaveerünnaku jõududega, teatas Provdi. Ja pole nii, et ta oleks valetanud. Varsti ilmus video, kus Ukraina ründab Sivashit droonidega, mis näisid olevat välja lastud Mustale merele saadetud meredroonidelt. Nii oligi. Operatsioon oli tehtud ja lõpetatud ning me teadsime, kuidas Ukraina selle läbi viis.
Aga välimus võib olla petlik ja Brovdi, kas tahtlikult või mitte, oli välja jätnud ühe olulise osa sellest võrrandist, mis on nüüdseks avalikuks tulnud. 5. vastu 6. aprilli ööl ei rünnanud Sivaši ainult droonid. Ukraina oli samuti vallandanud Rootsi Kungmiri raketid. 7. aprillil teatas Kiev Post, et Ukraina merevägi oli avalikustanud ja hiljem kinnitanud Rootsis toodetud RBS-15 raketi kasutamist Sivaši rünnakus. Tuntud kui Gungnir, mis tähendab vabalt tõlgituna Oodini maagilist oda, on see rakett võimas laevatõrjerakett ning seni polnud tegelikult teada, kas Ukrainal see rakett olemas on või mitte. Väljaanne teatab, et Ukraina mereväe avalikustatud video paljastas, et Gungnirit kasutati rünnakus Sivaši vastu ning see kaadrid on põhjustanud Venemaal šoki. Umbes 20 sekundit kestev kaader näitab, kuidas Ukraina tulistab oma Rootsi rakette näiliselt maismaa platvormilt. Osint Warfare X konto märgib, et see on Gungmiri esimene avalik ilmumine Ukraina sõjas, kuigi tundub, et Ukrainal on olnud juurdepääs Rootsi võimsatele rakettidele juba palju kauem. Selleni jõuame varsti tagasi. Esiteks näib Osint Warfare'i jagatud video näitavad 2 Rootsi raketi väljatulistamist. Kiievi Post lisab, et teised ilmunud videod näitavad, kuidas need raketid tabavad otse Sivaši platvormi, mis asub nende sõnul umbes 60–80 kilomeetrit ehk umbes 37–50 miili loodes Krimmi rannikust. Võrdlused videote ja selgemate Gungniri väljatulistamiste piltide vahel annavad täiendavat kinnitust, et Ukraina on tõepoolest kasutanud Rootsi raketti. Ära jäta tähelepanuta ka Sivaši platvormi lähedust Krimmi rannikule. See annab sulle aimu, miks Ukraina otsustas just selle konkreetse naftaplatvormi sihtmärgiks valida. Elektroonilise sõjapidamise seadmed ja õhutõrjesüsteemid, mille Venemaa on Sivaši platvormile paigaldanud, olid selgelt mõeldud Venemaa varade kaitsmiseks Krimmis. Nüüd need kaitsesüsteemid põlevad. Odini maagilise odaga tabatud ja Ukraina droonide järgnevate rünnakutega ei saa see naftaplatvorm enam toimida okupeeritud Krimmi varajase hoiatuse süsteemina. Me ootame, et saame peagi teatada rünnakust Krimmi põhiosa vastu, võib-olla ranniku lähistel asuvate sihtmärkide vastu, mida Sivaš seni kaitses. Aga nüüd saame kinnitada, et RBS-15 on ametlikult osa Ukraina relvastusest. See on kõiki ootamatult avanud, eriti Putinit ja tema Kremli kaaslasi, kes arvasid, et Ukraina on järjest enam sunnitud toetuma enda toodetud rakettidele, kuna lääne rakettide varud on otsa saamas. Sivaš näitas just Putinile, et Ukraina ei pea valima ühe või teise vahel. Tal on nii enda raketid kui ka lääne raketid ning ta saab neid kasutada, et tabada mõningaid kõige olulisemaid Venemaa sõjalisi objekte Krimmis. Nii et Putin peab tegelema veel ühe lääne raketiga, mis Ukrainale antakse. Ja siin hakkavadki asjad lahinguväljal muutuma. Gungniri saabumine Ukrainasse ei ole Venemaa jaoks ohtlik ainult selle raketi tulejõu tõttu. See on ka veel üks märk Putinile, et tema katsed Rootsit hirmutamisega neutraalseks jääma sundida on läbi kukkunud. Venemaa on hoopis muutnud sajandeid sõdadest eemale hoiduda püüdnud riigi selliseks, mis nüüd aktiivselt relvastab Venemaa vaenlast ja teeb kõik, et Putin peatada. Vaatame peagi neist punktidest teist. Olge meiega seni. Mis puudutab raketti, mille Ukraina just Sivaši purustamiseks välja saatis, siis see on viimane asi, mida Venemaa tahaks näha Ukraina käes. Miks? Piisab vaid raketi põhiandmete vaatamisest, et sellele küsimusele vastata. Valmistatud saab Bofors Dynamicsi poolt RBS-15 ehk Robot System 15. Kui tahame täpsemaks minna, siis on see tegelikult terve perekond laevatõrjerakette, mis on loodud ühendama selle tüüpi raketilt oodatavat laastavat jõudu. Maa sihtmärkide ründamise võimega, mis teeb selle erakordselt mitmekülgseks. Selle raketi laskekaugus võib ulatuda üle 300 kilomeetri ehk 186 miili, kuigi see sõltub kasutatavast Gungniri versioonist. Lõhkepea kaalub umbes 200 kilogrammi ehk umbes 440 naela. Ja raket on peaaegu võimeline saavutama 1 Machi kiiruse. See jääb veidi alla, Mach 0,9 juurde, kuid see tähendab ikkagi umbes 690 miili tunnis kiirust. Nii et Ukrainal on käes rakett, mis liigub kiiresti, tabab tugevalt ja millel on piisavalt pikk tegevusraadius, et rünnata igasuguseid sihtmärke Mustal merel, Krimmis ja okupeeritud Ukraina mandriosas. Kievi Post lisab, et RBS-15 kasutab sihtmärgi poole tulistamisel kursil püsimiseks GPS-i ja inertsiaalset navigeerimist. Sellel on ka terminaalne aktiivradar, mis annab sellele iseseisva sihtimise võimekuse ja võimaldab raketil kasutada tulista ja unusta funktsiooni, mis muudab selle nii tõhusaks. See funktsioon pakub täpselt seda, mida nimi lubab. Ukraina saab programmeerida raketile sihtmärgi, tulistada ja seejärel unustada vajaduse teha lennu ajal käsitsi muudatusi, sest rakett hoolitseb kõige muu eest ise. Me mainisime varem, et RBS-15 on tegelikult raketi perekond.
see on viinud spekulatsioonideni selle üle, millised versioonid Ukrainal on ja millist neist kasutati Sivashi naftaplatvormi ründamiseks. Naval Newsil on siin mõned võimalikud vastused. See ütleb, et Ukraina mereväe poolt avaldatud raketi väljatulistamise kaadrid kinnitavad esmalt RBS-15 kasutamist, sest stardifaasis on näha kahekordset heitgaasi juga. See on Rootsi raketile omane tunnus, mida ei ole ühelgi teisel raketil, mis Ukrainal teadaolevalt arsenalis on. Väljaanne lisab, et Ukraina kasutatud versioon oli tõenäoliselt kas Kungmiri Mark 3 või Mark 4 variant, millest mõlemal on mitmeid uuendusi võrreldes varasemate mudelitega. Üheks neist uuendustest on tegevusraadiuse suurendamine üle 200 kilomeetri ehk 124 miili. Ukraina kasutab Kungmiri Vene rajatiste ründamiseks Mustal merel. See pikendatud tegevusraadius on hädavajalik. Samuti tasub märkida, et Ukraina sihtmärk oli kummaline segu maa- ja merel põhinevast objektist. Avamere naftaplatvorm ei ole täpselt laev, kuigi võib väita, et sellel on mõningaid sarnaseid omadusi, eriti kuna see asub ookeanis. Samal ajal ei ole see tegelikult maismaa sihtmärk, kuigi sellel on tugevusi ja nõrkusi, mida laevadel ei esine. See segadus muudab veelgi tõenäolisemaks Rootsi raketi RBS-15 Mark 3 või 4 versiooni kasutamise, kuna need versioonid on loodud tabama sihtmärke nii maal kui merel. Mitmekülgsus ongi see, mis teeb Odini maagilisest odast nii võimsa täienduse Ukraina relvastusele. Siiski on mängus veel üks tegur. See tegur muudab kõik ja teeb RBS-15 ideaalse valiku rünnakuks, mille Ukraina just läbi viis. Aga enne kui me selleni jõuame, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui see on selline ülevaade, mida soovite näha, siis kindlasti tellige kanal. Nüüd siis see teine tegur. RBS-15 oli juba hea valik rünnakuks Sivashi vastu, arvestades selle ulatust ja võimsust. Siiski on selle platvormi juures veel midagi, mida mainisime varem videos ja mis võis teie tähelepanu köita. Lisaks naftaplatvormil asuvatele õhutõrjeradaritele, mida Ukraina tahtis rivist välja lüüa, on Venemaa kasutanud Sivashi naftaplatvormi oma elektroonilise sõjapidamise ehk EW-seadmete jaoks. EW-aabil suudab Venemaa segada GPS-signaale ning suunata nii droonid kui ka raketid kursilt kõrvale. Siin tulebki mängu RBS-15. See rakett on optimeeritud mitte ainult rannikualadel ja avamerel tegutsemiseks, vaid see on varustatud ka elektrooniliste vastumeetmetega. Teisisõnu, Kungmiril on omaenda elektrooniline sõjapidamine, mida ta saab kasutada Venemaa poolt Ukraina rakettide ja droonide vastu rakendatava EW vastu. See on tulega tule vastu taktika. See tähendab, et RBS-15 on loomupäraselt vastupidav GPS-i segamisele ja petmistehnikatele, mida Sivashi platvormile paigaldatud elektroonilise sõjapidamise seadmed kasutavad, et peatada rünnakuid nagu see, mille Ukraina korraldas 6. aprillil. Nii et Odini maagiline oda pani tõenäoliselt aluse sellele, mis hiljem juhtuma hakkas. Ukraina kasutas oma Rootsi rakette, et purustada Venemaa Sivashi elektroonilise sõjapidamise süsteemid ja jätkas seejärel droonirünnakutega, millest me juba teadsime. Need droonid, mida Sivashi elektroonilise sõjapidamise kohanolek enam ei seganud, suutsid seejärel rünnata naftaplatvormi õhutõrjeradareid täpsusega, mis muidu poleks olnud võimalik. See on uskumatult intelligentne ja mitmekihiline lähenemine rünnakule. Ukraina on taaskord näidanud Venemaale, et Ukraina lähenemine süvarünnakutele on palju enamat kui lihtsalt rakettide ja droonide sihtmärgi poole suunamine ning lootmine, et need tabavad. Sivashi rünnak oli igas etapis hästi planeeritud ja Kungmir oli kogu operatsiooni toimimise võtmeks. See teeb Putinit murelikuks. Ta teab, et tänu Sivashi hävitamisele on tulevased rünnakud Vene varadele Krimmis nüüd võimalikud. Kuid tõeline küsimus, mida ta endalt küsib, on see, kuidas see üldse juhtuda sai. Venemaa on tabatud ootamatult, kuna Ukraina on kasutanud relva, mida ta pole varem kasutanud. Kui Putin oleks tähelepanelik olnud, oleks tal vähemalt olnud aindus, et midagi sellist on tulemas. Kuigi Odini maagilise oda saabumine tundub vaikne, on see tegelikult pikaajaliste Ukraina ja Rootsi vaheliste läbirääkimiste tulemus. Rootsi tegi oma seisukoha üsna varakult selgeks, keda ta toetas pärast Putini 2022 aasta veebruari sissetungi Ukrainasse. Juba. 2022 aasta juunis lubas riik saata Ukrainale kaitsepaketi, mis sisaldas tankitõrjerelvi, 12,7 mm vintpüsse ja mis kõige olulisem, RBS-17 laevatõrjerakette. See konkreetne rakett on sisuliselt Rootsi versioon USA's toodetud Hellfire'ist. Ainult, et see oli kohandatud nii, et seda sai lasta sõjalaevadelt või maapealselt laskepositsioonilt, mida võis hõlpsasti üles seada ja lahti võtta ükskõik kus Ukraina rannikul. See oli hoiatus Venemaale. Rootsi oli valmis Ukrainat sõja algusest peale rakettidega varustama ja nagu Militani tol ajal märkis, ootas palju võimsam RBS-15 alles oma järge. Kuid pärast RBS-17 saabumist ei paistnud Rootsi raketirindel 2 aastat eriti midagi juhtuvat.
ja siis midagi muutus. me ei kuulnud sellest tol ajal eriti palju ja meedias kajastati seda vähe. Aga vastavalt Kyiv Posti andmetele sõlmisid Rootsi ja Ukraina mingil hetkel 2024 aastal kokkuleppe RBS-15 rakettide Ukrainale üleandmiseks. See tähendab kahte asja. Kas Rootsil on läinud umbes 2 aastat, et kokkuleppe täide viia, mistõttu näeme Kungmiri ilmumist Ukrainas alles nüüd, või sai Ukraina selle raketi juba kuid, kui mitte aastaid tagasi, ning on oodanud täiuslikku hetke selle valla päästmiseks. Igal juhul on Venemaa just tundnud Odini maagilise odaga löömist ning ees võib oodata veel palju hullemat. Kiievi Post lisab, et Rootsi pole sugugi ainus riik, kes kasutab RBS-15 raketti. Tais, Alžeerias, Bulgaarias, Poolas, Saksamaal, Soomes ja Horvaatias kasutatakse samuti seda raketti. Nendest riikidest toetavad kõik Euroopa riigid aktiivselt Ukraina kaitset Venemaa vastu ning on varem Ukrainale relvi tarninud. Nüüd me teame, et Rootsi on sõlminud Ukrainaga lepingu RBS-15 rakettide üleandmiseks, aga kuidas on lood Saksamaa või Soomega? Kas neil on käsil mingid kokkulepped? Kas need kokkulepped on juba allkirjastatud ja me pole lihtsalt sellest kuulnud? Kas Kundniri üleandmise läbirääkimised võivad nüüd alata, kui Ukraina teab täpselt, kui kasulikud võivad Rootsi raketid olla Venemaa vastu? Need on kõik küsimused, millele praegu veel vastuseid pole. On ka küsimusi, mis peaksid Kremlis kõlama, sest paljud riigid, kes saadavad Kundniri rakette Ukrainasse, võivad tähendada, et tulevikus ootab Venemaad ees rohkem rünnakuid selliste rajatiste vastu, nagu Sivash. Ja Venemaa jaoks läheb asi veel hullemaks. Rootsi ei varusta Ukrainat mitte ainult oma Sivashi purustavate rakettidega, vaid töötab aktiivselt koos Putini vaenlasega uute rakettide arendamisel. Seda teatas Defense Express, mis andis juba 2025 aasta jaanuaris teada, et Ukraina ja Rootsi kaitseametnikud kohtusid, et leppida kokku uues ühises algatuses kaugmaarelva arendamiseks. Pärast Defense Expressi raportit pole me sellest kokkuleppest palju rohkem kuulnud, kuid see näitab, et sõjaline koostöö Ukraina ja Rootsi vahel muutub tihedamaks. Putin peab kindlasti mõtlema, kuidas asjad sellesse punkti jõudsid. Enne kui ta oma sissetungi alustas, tundus Rootsi Venemaa jaoks ebaoluline olevat. 200 aastat enne Ukraina sõda oli Rootsi järjekindlalt ajanud sõjalise neutraalsuse ja mitteliitlassuse poliitikat, mille eesmärk oli tagada, et riik ei tõmmataks teiste inimeste sõdadesse. Siis hakkasid tankid Ukrainasse sisse sõitma ja kõik muutus rootslaste jaoks. Esimest korda 2 sajandi jooksul nägi Rootsi ohtu, mille vastu tuli tegutsema hakata. Riigi hoiak sai selgeks. Kõigepealt sihiks Putin Ukrainat, seejärel võiks ta pöörata oma tähelepanu Balti ja Põhjamaadele. Venemaa agressioon on see, mis viis Rootsi loobuma 200 aastast neutraalsusest ja saama NATO üheks uuemaks liikmeks. See samm tehti ametlikuks 2024 aasta märtsis ning see viis kollektiivkaitseorganisatsiooni laienemiseni, mida Putin on sageli kasutanud ühe põhjusena oma sissetungi alustamiseks. Venemaa soovis, et NATO muutuks väiksemaks, et vabaneda idatiival asuvatest riikidest, mis Putini arvates asusid Venemaa piiridele liiga lähedal. Kuid kõik, mida Putin on oma sissetungiga saavutanud, vähemalt Rootsi vaatenurgast, on neutraalse riigi muutmine vaenlaseks. Lisaks NATOle on Rootsi andnud oma toetuse ka Ukrainale. Oleme sellest juba rääkinud, kui mainisime rakettide ja relvade tarnimist, mis algas juba 2022 aasta juunis. Kuid Rootsi ja Ukraina liit on palju sügavam ning see on Kremlile suur probleem. Alates 2022 aasta veebruarist on Rootsi panustanud üle 13,7 miljardi dollari Ukraina sõjapingutustesse. Sõlmitakse ka lepinguid, nagu näeme RBS-15 rakettide Ukrainale üleandmise puhul. Teised lepingud hõlmavad veelgi ohtlikumaid vahendeid, näiteks Ukraina ja Rootsi vahel sõlmitud kokkulepe, mille kohaselt annab Rootsi järgmise kümnendi jooksul Ukrainale kuni 150 Gripeni hävituslennukit. Rootsi on isegi võtnud Venemaa kultuurilise sihiku alla, nagu näitavad Rootsi ja Ukraina kultuuriministrite kohtumised, mis tõestavad, et Rootsi soovib oma uue liitlasega teha koostööd täielikul derussifitseerimisel. Kui Vladimir Putin tungis Ukrainasse, pidi ta kiiresti võitma. Niinimetatud erisõjaline operatsioon pidi kestma vaid mõne päeva ning Venemaa oleks saanud seda võitu kasutada teiste Euroopa riikide hirmutamiseks. Kuid Ukraina end kaitses ja Venemaa jäi kinni sõtta, mis on nüüdseks kestnud üle 4 aasta, on Vladimir Putinil õnnestunud vaid olla katalüsaatoriks liitude tekkimisele, mida poleks kunagi sündinud, kui tema väed oleksid paigale jäänud. Nüüd on Rootsi vaenlane, kes käsitleb Venemaad aktiivselt kui suurimat ohtu oma riiklikule julgeolekule ning just see on pannud aluse suurele osale koostööst Ukraina ja Rootsi vahel, mida me täna näeme. Seega on Odini maagilise oda Venemaa vastu vallandamine oluline just nende vahetute tulemuste tõttu, mida see on toonud.
Ukraina kasutuses olevad Rootsi raketid on hävitanud olulise Musta mere radari ja elektroonilise sõjapidamise tugipunkti ning see võimaldab luua rohkem õhukoridore, mida Ukraina raketid ja droonid saavad kasutada, et rünnata Krimmi ennast. Kuid võib-olla on löögist olulisem see, mida see löök sümboliseerib. Putin on loonud Rootsi koletise ja nüüd, kui see koletis tegutseb koos Ukrainaga, ei ole ükski okupeeritud ala kaitstud Ukraina viha eest. Gungnir ei ole ainus relv, mida Rootsi kasutab Venemaa vastu ja mis on inspireeritud Põhjamaade mütoloogiast. Sõjad Ukrainas ja nüüd ka Pärsia lahes on purustanud paljud tavapärased lahingureeglid. Kõik osapooled nendes konfliktides kasutavad droone tohutult, nii rindel kui ka uuglöökideks sügaval tagalas. On puhkenud massiivne relvastusvõidujooks, kus riigid üle maailma kiirustavad välja töötama kõige surmavamaid, skaleeritavamaid ja kulutõhusamaid ründedroone ülima kiireloomulisusega. Samal ajal on tekkinud sama oluline relvastusvõidujooks ka droonitõrje tehnoloogia vallas. Tuntud ka kui CUAS lahendused hõlmavad droonitõrjemeetmed kõike, alates odavatest käes hoitavatest võrkpüssidest kuni täiustatud raketisüsteemideni, mis maksavad $100 miljoneid. Kuid nüüd on Rootsi hiiglane Saab välja tulnud ainulaadse kontseptsiooniga, mis on end lahingus tõestanud ja võib muuta kogu NATO lähenemist droonitõrjesõjale. Loki. Vaatame lähemalt Loki süsteemi, mis teeb sellest nii innovaatilise kontseptsiooni ja kuidas see võiks droonisõda jäädavalt muuta. Nüüd on CUAS-ist saanud suur äri. Droonide sissetungide laine Euroopa õhuruumi 2025 aasta keskpaigast kuni lõpuni paljastas, kui ettevalmistamata oli suur osa Euroopast drooniparvede rünnakuteks, mida Ukraina ja üha enam ka Venemaa on olnud sunnitud pidevalt tõrjuma. Traditsioonilised raketipõhised õhutõrjesüsteemid nagu MIM-104 Patriot ja Iris-T on osutunud tõhusaks kaugmaa droonide, näiteks Venemaa Shahid Shurani variantide tulistamisel. Tõhusad, kuid mitte kulutõhusad. Lihtsalt ei ole mõistlik kasutada mitmemiljonilisi tõrjerakette droonide alla tulistamiseks, mis maksavad vaid 10 000, eriti kui droone toodetakse 100 päevas, samal ajal kui raketitõrjerakette toodetakse vaid 100 aastas. Seega käib võidujooks CUAS lahenduste väljatöötamiseks. Aastatel 2026 kuni 2030 eeldatakse, et NATO liikmed ja lähedased liitlased kulutavad õhu- ja raketikaitsevõimekustele üle $210 miljardit. Suur osa sellest eraldatakse tippklassi süsteemidele nagu Patriot, Iris ja SAMP süsteemid. Vajadus kaitsta end tippohte, nagu Vene ja Iraani tiibraketid ning ballistilised raketid vastu, on sama kriitiline kui kunagi varem. Siiski voolab miljardeid ka õhutõrjesüsteemidesse, mis on spetsiaalselt suunatud droonide vastu, eriti süsteemidesse, mis pakuvad mõistlikku hävitamiskulu ning mida on lihtne kiiresti ja suurtes kogustes toota. Viimane mehitamata Airspace 2026 ülemaailmne Counter-UAS-süsteemide kataloog loetleb üle 1000 CUAS-süsteemi enam kui 550 ettevõttelt, mis on arendamisel või tootmises üle kogu maailma. Kataloog jagab süsteemid 11 erinevasse kategooriasse. Süsteemid droonide püüdmiseks, nagu võrgupüssid, mehitamata maismaasõidukid, tuvastussüsteemid, suunatud energiaga relvasüsteemid, elektroonilised vastumeetmed ehk ECM, tulirelvad, integreeritud süsteemid, tõrjedroonid, raketid, laskemoon ja muud, sealhulgas tarkvara. Aga erinevalt enamikust loetletud süsteemidest võib neil olla raske Loki ühte kindlasse kategooriasse paigutada. Sest see, mis teeb selle süsteemi eriliseks, ei ole mingi täiesti uus kõrgtehnoloogiline viis droonide allatoomiseks ega ka tehisintellekti innovaatiline kasutamine. Selle ilu seisneb hoopis selles, et olemasolevatest ja laialt levinud komponentidest pannakse pragmaatiliselt kokku väga tõhus ja kuluefektiivne süsteem. Saab ei püüdnud jalgratast uuesti leiutada, neil polnud selleks vajadust. Nende insenerid vaatasid olemasolevaid komponente, mis neil riiulitel olid ja mis olid mõeldud hoopis teisteks otstarveteks ning mõistsid, et neil on juba kõik vajalik olemas, et toota ülim droonitapja. Ja see samm paneb CUAS disainerid üle kogu maailma kas mõtlema, oota, miks meie ei võiks nii teha? Või ütlema, anna siia. See, et just Saab pakub pragmaatilisi ja innovaatilisi lahendusi põletavatele sõjalistele probleemidele, ei tohiks olla üllatus kogenud ülemaailmse sõjatööstuskompleksi jälgijatele. Nad on seda ju aastakümneid teinud.
ettevõte, mille nimi on lühendsõnadest Svenska Aeroplan Aktiebolaget ehk Rootsi lennukikorporatsioon, asutati 1937. aastal. Sellest sai hiljem Rootsi juhtiv kaitsetööstusettevõte, mille turuväärtus ületas $35 miljardit. See on kaugelt kõige olulisem ettevõte riigis nii ulatuse, tehnoloogiliste uuenduste kui ka strateegilise tähtsuse poolest. Aastate jooksul on Saab pidevalt pakkunud relvade valikut, mis on kogu maailmas nõutud nende kvaliteedi, praktilisuse ja töökindluse tõttu. Kõige tuntumad neist on ilmselt ikooniline JAS-39 Gripen hävituslennuk, 84 tankitõrjerelv RBS-15, laevatõrjerakett Double Eagle, miinitõrje, meredroonid, Carl Gustav M4 tagasilöögita kahur, Trackfire, kaugjuhitavad relvajaamad ja Giraffe radarite süsteemid. Ja selle nimekirja 2 viimast eset ühendatakse nüüd täiesti uues Loki süsteemis. Loki esitleti esmakordselt 2025 aasta veebruaris, olles Rootsi õhuväe, Rootsi kaitsematerjalide ameti ehk FMV, Saabi ja teiste partnerite koostöövili. See ühendab olemasolevat tehnoloogiat modulaarseks süsteemiks, mida saab kokku panna erinevates konfiguratsioonides nagu Lego. Süsteem ühendab mobiilse radari Saabi Giraffe 1X kaugjuhitava Trackfire relvaalusega, mis on varustatud raskete ja keskmiste kuulipildujatega ning elektroonilise sõjapidamise komponentidega. See tähendab, et see suudab jälgida nii füüsilisi sihtmärke kui ka signaale elektromagnetilises spektris, pakkudes nii varajast avastamist kui ka mitmeid neutraliseerimisvõimalusi. Tänu oma modulaarsele disainile saab tulevikus suhteliselt lihtsalt lisada ka muid seadmeid, näiteks suunatud energiaga relva. Sellest räägime veidi hiljem lähemalt. Aga praegu on süsteemi teadaolevad komponendid laialdaselt kasutusel, nii NATO liikmesriikides kui ka mujal, vähendades koostalitlusvõime ja operaatorite väljaõppevajadusi miinimumini. Võtame näiteks radari. Giraffi radariperekonna arendus algas 1970 aastatel ning esimesed süsteemid tarniti 1977 aastal. Need töötati algselt välja koos RBS-70 õhutõrjeraketiga. Varased Giraffi radarid olid mehaanilised, 2D ja 3D impulss-Dopleri süsteemid, mis töötasid GH sagedusalas ning olid mõeldud madalal lendavate õhusõidukite tuvastamiseks keerulistes keskkondades. Aasa jooksul arenes see perekond edasi täiustatud digitaalsüsteemideks, mille tipuks sai Giraffe Agile Multibeam ehk AMB. AMB on 3D passiivne elektrooniliselt skaneeritav antennivõre ehk pesaradar, mida on laialdaselt eksporditud ja kasutatud nii maismaa kui ka mereväe rollides, viimase puhul tuntud kui Sea Giraffe. Kuid tõeline läbimurre toimus 2014 aasta mais, kui Saab tutvustas Giraffe 1X varianti, mida kasutatakse Lokis. Võib-olla viitega arenevale droonisõja valdkonnale tähistas see kompaktne X-riba, aktiivne elektrooniliselt skaneeritav antennivõre ehk ESA radar nihet mobiilsuse, kiire paigutamise ja mitmeotstarbelisuse suunas. ESA antenn võimaldab radaril suunata oma kiiri elektrooniliselt, mitte mehaaniliselt. See tähendab kiiremat skaneerimist, paremat töökindlust ja võimalust jälgida mitut sihtmärki samaaegselt. ESA radar võimaldab ka 3-mõõtmelist jälgimist, mis tähendab, et see suudab määrata sihtmärgi kauguse, suuna ja kõrguse. See on ülioluline väikeste droonide või madalal lendavate ohtude puhul, mis võivad maapinna häiringute tausta sulanduda. Lisaks võimaldab arenenud signaalitöötlus süsteemil eristada tegelikke sihtmärke lindudest, maastikust ja ilmastikunähtustest, parandades tuvastamise täpsust tiheda liiklusega keskkondades. Tulemuseks on see, et Giraffe 1X pakub 360 kraadist katvust, tehes iga sekund täismahus ruumilise skaneerimise. See on piisavalt tundlik, et tuvastada madalal lendavaid, aeglasi, väikeseid ehk LSS sihtmärke, näiteks droone, lisaks oma rakettide, suurtükitule ja miinipilduja tule tuvastamise võimele. See tähendab rakette, suurtükiväge ja miinipildujaid, tuvastamise ja hoiatamise funktsionaalsust. LAN-variantil on ulatus umbes 47 miili, samas kui mereväe variandil on ulatus umbes 61 miili. Hiljuti, 2023 aastal, lisati Giraffe 1X paigalduskomplekt, mis parandas transporditavust ja valmisolekut. Ja 2024 aastal tutvustati kompaktset radarimoodulit, mis võimaldab antenni ühe nupu vajutusega korpusesse kokku voltida. Kogu süsteemi kaal jääb alla 150 kilogrammi, mistõttu saab seda hõlpsasti paigaldada kergetele sõidukitele, mastidele või katustele, et pakkuda samaaegselt õhu- ja pinnaseiret. Seda saab kasutada nii kaugjuhtimisega kui ka kohapeal ning see võimaldab paindlikku integreerimist juhtimis- ja kontrollsüsteemidega ehk C2-süsteemidega.
Teisisõnu saab seda sujuvalt ühendada teiste sensorite, sidevõrkude, relvaplatvormide ja otsustustööriistadega, et võimaldada koordineeritud sõjalisi operatsioone. Kõigi nende omaduste juures pole ime, et nõudlus Giraffe 1X järele on olnud suur. USA, Rootsi, Läti ja Ühendkuningriik kõik hangivad seda süsteemi, et kasutada seda kas kergetel sõidukitel, taktikalistes üksustes, statsionaarsetes kohtades või integreerituna mereväe platvormidesse. Nüüd on see ka Loki silmad ja kõrvad. See on täiesti loogiline. Giraffi omadused sobivad ideaalselt sellisele modulaarsele ja mobiilsele CUAS platvormile nagu Loki. Veelgi parem, kuna Giraffi erinevate versioonide järele on kodu- ja välismaal olnud peaaegu pool sajandit tugev nõudlus, on Saabi tootmisliinid hästi ülitatud ja laovarud hästi varustatud. Saabi vaatenurgast on Giraffe Loki jaoks sisuliselt valmis lahendus. Ja enam-vähem sama lugu on relvasüsteemiga, mis tulistab sihtmärkide pihta, mille Giraffe tuvastab. See on Trackfire'i kaugjuhitav relvajaam ehk RVS. Nagu Giraffe puhulgi, oli ka selle valik Saabile üsna iseenesestmõistetav. Trackfire on kaugjuhitav relva- ja andurisüsteem, mille Saab on spetsiaalselt välja töötanud integreerimiseks mereväe laevadele, statsionaarsetesse kaitsepositsioonidesse ja maismaa sõidukitele, ehk siis platvormidele nagu Loki. Süsteem avalikustati esmakordselt 2007. aasta DSA messil Londonis ning läks kasutusse 2012. aastal Soome mereväes, mis oli selle esimene suurem kasutuselevõtt. Seda järgnes 2017. aasta leping eespool mainitud FMV-ga, mille raames integreeriti Trackfire kodumaal Combat Boat 90 tüüpi lahingupaatidele ja teistele mereväe platvormidele. Ja vähemalt 26 neist paatidest jõudis lõpuks Ukrainasse. Alates 2022 aastast on Rootsi saatnud Ukrainale 21 otsese sõjalise abipaketti, mille väärtus on muljetavaldavad. $11,3 miljardit. Nende hulgas olid annetused arenenud relvasüsteemidest nagu Archeri suurtükivägi, Stritsvan 122 tankid, õhutõrjesüsteemid ja CB-90 paadid nagu Trackfire RVS. 10 CB-90 paati toimetati Ukrainasse 2024 aasta veebruaris ja veel 16 2025 aasta jaanuaris. Selgub, et need Trackfire integreerimised olid selle süsteemi vana konfiguratsiooni viimased. Uus konfiguratsioon, mida kahtlemata mõjutas tugevalt Ukraina kogemus sõja ajal, oli kohe avalikustamisel. Trackfire Airis tutvustati samuti DSC-l, küll aga alles 2025. aasta messil. See on spetsiaalselt loodud CUAS operatsioonideks ja sobib ideaalselt Lokile. See on optimeeritud suure täpsuse ja meeskonnakaitse tagamiseks tulistamisel liikumise ajal ning toetab 360 kraadist pöörlemist horisontaaltasandil ja tõusunurka -20 kuni +55 kraadini. Need pole nüüd eriti muljetavaldavad näitajad võrreldes konkureerivate RVS-süsteemidega, millel on tavaliselt samuti 360 kraadine pöörlemine horisontaaltasandil. Kongsbergi Protector RWC ja Korea Hanwha Defense'i mereväe RWC mereväe variandid võimaldavad samuti -20 kraadist langetust, kuid neil on veidi suurem tõusunurk kuni +60 kraadi. Rheinmetalli RMG 30 RVS-i variandid pakuvad tavaliselt -15 kraadist langetust kuni +60 kraadise tõusuni ning Türgi Aselson Stamp Naval RVS ületab neid kõiki, pakkudes -15 kraadist langetust kuni +55 kraadise tõusuni. Sellist infot leiab igast vanast militaarteemalisest YouTube'i kanalist. Siin saates The Military Show läheme pealkirjades sügavamale, et tuua teieni tõeline lugu. Seega kindlasti telli meie kanal, et sa midagi maha ei magaks. Nii et Trackfire võib olla mõningase ebasoodsas olukorras võrreldes oma konkurentidega, kuid selle liikumisulatuse puudujäägi kompenseerib täpsus kuhjaga. Sellel on tõeline, stabiliseeritud ja sõltumatu sihtimisjoon ehk lühidalt silos. See tähendab, et iseseisvalt stabiliseeritud andurimoodul on relvatelgedest lahti ühendatud ja seega eraldatud relva tagasilöögi mõjudest. See võimaldab operaatoril hoida sihtmärgil katkematut sihtimisjoont, vähendades oluliselt sihtmärgi haaramise aega. Trackfire. Aresi ainulaadne konfiguratsioon võimaldab sihtmärki pidevalt laserkaugusmõõtjaga mõõta kogu tulevahetuse ajal, pakkudes väga täpset ja põhjalikku ballistilist arvutust, sealhulgas 3-mõõtmelist sihtmärgi ennustust. Kuid tõeline väärtus seisneb võib-olla selles. See on modulaarne süsteem, mis on loodud konfigureeritavaks, koostalitlusvõimeliseks ja rakendatavaks üha laieneval platvormide valikul. On 2 põhiseadet, mille külge saab teisi ühendada. Esimene neist on juhtseade ehk TU, mis sisaldab andurimoodulit ehk SM-i. TU ühendub inimese masinaliidese ehk HMI-ga, mis sisaldab sihikuekraani, tulejuhtimispaneeli, juhtkangi ja videotrackerit.
See tähendab praktilises mõttes seda, et meeskonnal on võimas visuaalne ülevaade ümbritsevast keskkonnast ja sihtmärkidest otse käeulatuses. Operaatorid saavad sõna otseses mõttes tuvastada ohud, valida sobiva reageeringu ja avada tule, ilma et nad peaksid ekraanilt pilku pöörama. 2 juhtimispunkti kasutamine võimaldab võimeid jagada, mis lühendab veelgi reageerimisaega ja andurist relva kasutamiseni kuluvat aega. Lisaks on süsteem loodud integreerimiseks teiste platvormisüsteemidega, mis tähendab, et sihitud pildiandmeid saab edastada nii platvormi sees kui ka teistele ja teistelt platvormidelt. Mis puudutab tulejõudu, mida see suudab pakkuda, siis paindlikkus on Trackfire'i teine nimi. Lai valik relvaefektoreid saab paigaldada, sageli ka omavahel kombineerituna. Aressi variandil on standardvarustuses 30x113 mm M230 LF Bushmasteri ahelkahur, kuid see suudab kasutada ka Browningu. M2 HMG 12,7 mm raske kuulipilduja. FN Mag 58 7,62 mm universaalne kuulipilduja. MK19 40x53 mm ja HNK GMG 40x53 mm granaadiheitjad ning kergemad raketid. Samuti saab paigaldada täiendavaid lahendusi, nagu mitteletaalsete mõjudega seadmed ja segajad. Loki puhul kuulub komplekti Browningi M2 FN Mag 58 ja elektroonilise sõjapidamise komponendid segamiseks. Siiski saab sellele vajadusel paigaldada ka kõiki teisi eelmainitud relvi, samuti suitsugranaadiheitjaid, pimestajaid, prožektoreid, valjuhääldeid ja isegi kergeid kahureid. Kuid isegi baasvarustus annab sulle midagi, mida enamik teisi CUAS-süsteeme ei paku. 2 erinevat tuvastamis- ja tõrjevõimalust, füüsiline ning elektromagnetilise spektri jälgimine. See annab sulle lisaks varajasele tuvastamisele ka mitu neutraliseerimisvõimalust. Ja see aitab oluliselt lahendada NATO jaoks suurt probleemi. Kulutõhusad vastumeetmed väikeste ja odavate droonide vastu. Nüüd ei arvestata CUAS-lahenduste väljatöötamisel ainult materjalide hinnaga. Aeg, mis kulub ideest reaalse kasutuseni jõudmiseks, on sama suur mure. Mida kauem see aega võtab, seda kallimaks lõpptulemus tõenäoliselt muutub. Selles osas pidi Loki mingisuguse NATO rekordi purustama. Hindamisest tarneni kulus vaid 84 päeva, mis on relvasüsteemide puhul uskumatult lühike aeg. Loki loodi tegelikult omamoodi kiiruskatseks, et näha, kui kiiresti rootslased suudavad hinnata ja tarnida uue CUAS-süsteemi. Ja tundub, et eksperiment on kindlasti toiminud. See, mis algas kaitsetööstuse demonstratsioonina, muutus intensiivseks 3-kuuliseks pingutuseks, et tarnida mobiilne ja kohandatav süsteem Rootsi õhuväe lahinguüksustele. Hindamine algas 2025 aasta jaanuaris ja vähem kui 3 kuud hiljem tarniti töötavad üksused, mis olid valmis välikatsetusteks. See on tõesti märkimisväärne saavutus kaasaegses sõjatehnikas. Kuidas nad seda siis tegid? Karl-Johan Bergholmi, Saabi seirevaldkonna asepresidendi ja juhi sõnul. Kuna see polnud tüüpiline mitmeaastane tootearendustsükkel, pidime leidma tavapäratuid lahendusi ja kasutama uuenduslikku lähenemist, et sellest väljakutsest üle saada. Olemasolevaid tooteid nutikalt ümber kasutades ning uusi funktsioone ja tehnoloogiaid integreerides panime kontseptsiooni rekordkiirusel kokku. Kindlasti aitab oluliselt kaasa see, kui riiulil on olemas maailmatasemel komponentide varu, mida saab kohe uude süsteemi integreerida. Muidugi on prototüübi üleandmine üks asi, kuid see peab end veel lahinguväljal tõestama. Ja Loki puhul on see juba juhtunud. 2025 aasta septembris kinnitas Saab, et Loki oli viimased 6 kuud Poolas kasutusel olnud. Seda oli kasutatud Malborki lennubaasis, kus Rootsi 21. lennutiiva ja hiljem 17. lennutiiva väed olid NATO ülesandel. Nende ülesandeks oli peamiselt liitlasrajatiste, sealhulgas sõjalise abi Ukrainasse saatmiseks, keskse logistikasõlme turvamine. Kuidas siis läks? Ametlik hinnang on, nagu võite Rootsi ohvitserilt oodata, pragmaatiline ja tagasihoidlik. Tõhusad õhuoperatsioonid nõuavad tugevat maapealset kaitset. Süsteemid, mille me kasutusele võtsime, tugevdasid oluliselt baasi turvalisust nii kui ka meie liitlaste jaoks, ütles leitnant kolonel Christian Bertelson, Rootsi kontingendi ülem Poolas. Süsteemi fotod annavad meile veidi rohkem detaile. Süsteemi märgistused näitavad, et radaritestide ajal õnnestus edukalt kinni püüda 36 4-krootoriga drooni ja 17 jäigatiivalist UAV-d. Fotod paljastavad ka süsteemi MacGyveri-laadse ehituse. Radar oli lihtsalt asetatud alusele ja kinnitatud elastsete rihmadega. Toiteallikas oli samuti korraldatud lihtsalt ja praktiliselt. Juhtmed olid ühendatud pikendusjuhtme kaudu, tõenäoliselt generaatoriga.
radari kõrval on punane konteiner, millel on antennid, ilmselgelt segamisseade. Seda ei ole värvitud, mis tõenäoliselt näitab, et projekti puhul on rõhk pandud kiirusele, mitte viimistlusele. Ühelt poolt võib see keskendumine tekitada Saabile mõningaid probleeme, kui ta turustab lokit üle maailma. Rootsi 21. tiib teeb nüüd süsteemiga väljaõpet rühmatasandil ning täielik integreerimine lahinguüksustesse on plaanitud 2025 aasta lõpuks. Kuid NATO-ga integreerimine nõuab rangemaid standardeid, näiteks normidele vastavat juhtmestust. Nende varaste mudelite põhjal otsustades tuleb mõned elemendid tõenäoliselt enne laiemat kasutuselevõttu korrastada. Teisalt võib looki arendamisel kasutatud koostöövaim ja paindlik lähenemine olla eeskujuks tulevastele projektidele või isegi tuua kaasa muutuse NATO doktriinis. Nagu Rootsi õhuväe ülem kindralmajor Jonas Viikman ütleb, see on selge näide sellest, kuidas me ehitame vajalikke võimekusi ja oleme valmis tavapärastest protsessidest kõrvale kalduma, et tänastele ohtudele kiiresti reageerida. Me peame pidevalt arenema ja leidma kiireid ning pädevaid lahendusi, et ehitada tugevam õhuvägi. Me ei tea, kui palju see maksab, kuid Loki on skaleeritav ja kohandatav arenevate ohtude jaoks, kuna seda saab vajadusel täiendada täiendavate sensorite ja relvajaamadega. See suudab isegi ümberpaigutamise ajal töötada, pakkudes liikumisel pidevat kaitset. See sobitub hõlpsasti kihilisse õhukaitsesse ning on loodud laienevateks integreerimisteks ja koostalitlusvõimeks teiste süsteemidega. Kui paljude teiste süsteemide kohta saab NATO seda öelda? Need omadused võivad lähiaastatel olla otsustava tähtsusega. Tagasihoidlik Iraani Shahedi droon on sõjapidamist nii palju muutnud, et isegi USA oli sunnitud selle lahti võtma ja kiiresti oma analoogi looma. Miski ei suuda võistelda tippklassi süsteemide nagu Patriot ja THAAD võimsusega tuvastada ja hävitada lähenevaid õhurünnakuid. Ainult Ukraina suudaks PAC-3 rakettide terve aasta toodangu mõne kuuga ära kasutada, kui tal oleks võimalik need kätte saada. Võib-olla muutub sõjapidamise olemus nii kiiresti, et ammune, pikk, kuid tulus kaitsetööstuse tootmistsükkel pole enam jätkusuutlik. See on liiga kallis ja lausa liiga aeglane. See on täiesti uus USA's valmistatud süsteem, mida pole kunagi varem tegevuses nähtud. Ja väidetavalt saavutab see Ukrainas suurt edu Vene kaugmaa Jerini ründedroonide allatoomisel. Tempest. Vaatame seda süsteemi lähemalt ja ainulaadset rolli, mida see võiks täita Ukraina droonivastases õhutõrjes. Kui Venemaa 2022 aasta veebruaris Ukrainasse tungis, olid mehitamata õhusõidukid sõjategevuses pigem kõrvaline osa, mida kasutati peamiselt luureks ja kaugelt sooritatavateks löökideks. Kuid vähem kui 4 aastaga on neist saanud kriitilised elemendid nii Venemaa kui ka Ukraina ründe- ja kaitsetegevuses. Rindedžuunel valitsevad taevas nii GPS-i kui ka fiiberoptilise juhtimisega kamikaze FPV-droonid, mis muudavad igasuguse liikumise äärmiselt ohtlikuks. Ja mõlema riigi rindejoonest sügaval tagalas külbavad pikamaa ründedroonid nagu Venemaa Jerini rändamismoonad ja Ukraina FP1 rängaid lööke kriitilise taristu pihta nagu elektrijaamad ja sadamad. Venemaa lakkamatud rünnakud Ukraina energiataristu vastu rakettide ja jeronitega on jätnud suured linnad nagu Kiiev, Harkiv, Dnipro ja Odessa pimedusse, ilma kütte või veeta pikaks ajaks keset külmunud talve. Seega pole nende öiste pommitamiste peatamine kunagi olnud olulisem. Ja nüüd on Ukrainal hirmuäratav uus relv oma arsenalis. 2026 aasta jaanuari alguses avaldas Ukraina õhujõudude juhtimiskeskus video, mis näitas Tempest süsteemi töös, tõestades, et vähemalt üks selline süsteem oli Ukrainas aktiivses kasutuses, tõenäoliselt õhujõudude käsutuses. Operaator. Huvitaval kombel avaldati sama video tugevalt tudustatud versioon juba eelmisel oktoobril, mis viitab sellele, et süsteemi kasutati Ukrainas mitu kuud enne selle avalikku kinnitamist. Virginias asuva kaitsetöövõtja V2X poolt valmistatud Tempest-süsteemi tutvustati esmakordselt alles oktoobris Washingtonis toimunud Ühendriikide Armee Assotsiatsiooni ehk AUSA näitusel. Ettevõte ega USA sõjaväeallikad pole süsteemi tarnimist Ukrainasse ametlikult teatanud. Siiski pole see, et lääne relvasüsteemi on salaja testitud või kasutusele võetud Ukraina relvajõududes sugugi erandlik ega vastuoluline juhtum. Alates Venemaa sissetungi algusest on mitmed lääne ettevõtted viinud oma prototüübid ja uued süsteemid tegeliku lahingusse Ukrainas, kus olukord on muutunud üksikjuhtumitest ametlikuks praktikaks.
2025 aasta juulis teatas Ukraina juhtiv kaitseinnovatsiooniklaster Brave One uue programmi Test in Ukraine käivitamisest, mis võimaldab välisettevõtetel testida sõjatehnoloogiaid lahinguväljal. Brave One'i sõnul võimaldab see algatus välisettevõtetel ja valitsustel luua lahendusi tegelikele sõjaväljakutsetele, saades samal ajal vahetut tagasisidet sõjaväelastelt ning täiustades oma tooteid lahingukogemuse põhjal. See lihtsustab ka lubade hankimise protseduure varustuse importimiseks ning käsitleb praktilisi olukordi, näiteks mis juhtub siis, kui testimisseadmed saavad lahinguväljal katsetamise käigus kahjustada või hävitatakse. Seega pole üllatav, et sellist süsteemi nagu Tempest on Ukrainas salaja proovile pandud, nagu paljusid teisi relvasüsteeme. Kõik need katsed ei õnnestu. Näiteks lõpetas Ukraina hiljuti uute HX2 ründedroonide tellimused Saksa kaitsetööstuse idufirmalt Helsing. HX2 oli loodud töötama autonoomselt, kasutades tehisintellekti lõppjuhendamiseks, vaheetapi navigeerimiseks ja visuaalseks sihtmärgi tuvastamiseks. Siiski, hoolimata varem välja kuulutatud plaanidest hankida kuni 6000 sellist drooni, ei vastanud need väidetavalt ootustele Ukraina 14 rügemendi rindekatsetustel. Kuigi Helsing lükkas selle ümber, teatasid Ukraina väed probleemidest õhku tõusmisel, lubatud tehisintellekti funktsioonide puudumisest ja haavatavusest elektroonilise sõjapidamise segamise suhtes, mis katkestas sideoperaatoritega. Senise piiratud teabe põhjal tundub Tempest olevat palju tõhusam. Õhujõudude juhtkonna ja avatud videos, kus Tempest-süsteem töötab, ütleb operaator, kelle kutsung on Shorty. Praeguseks on meie meeskond hävitanud 21 Shahed-drooni. Shahed 136 on aldne Iraani droon, mille põhjal on Jerini perekond kohandatud. See masin hoiab õhuruumi kontrolli all, ütleb ta, lisades, et selle meeskond oli varem saadetud Ukraina idaosasse, kus nad hävitasid kõik sihtmärgid, mida nad seal ründasid. Mulle meeldib vaadata, kuidas eesliini tehnika end lahingus tõestab. Vajuta telli nupule kanalil The Military Show. Me analüüsime neid süsteeme, kui need on veel lahingust kuumad. Mis on Tempest-süsteem ja mis teeb sellest Ukraina õhutõrje jaoks nii köitva lahenduse? Juhidalt öeldes on V2X Tempest kõrge mobiilsusega sõiduk, millel on AGM-114 Hellfire rakettide laskeseade, mis on optimeeritud droonivastaseks ehk CUAS ülesandeks. On teada, et see tulistab raketi Longbow varianti, millel on 20-naelane lõhkepea ja mis kasutab sihtmärkide jälgimiseks ja tabamiseks laseri asemel radarjuhtimist. Süsteem ühendab 2 Longbow raketiga laskeseadme radariga, mis on paigutatud väga mobiilsele, modulaarsele ja kergele 4x4 šassile, mis näeb välja nagu Canon Maverick X3 SSV. V2XI sõnul on see päägiplatvorm ehitatud kaubanduslikest valmiskomponentidest ehk COTS-komponentidest, pakkudes kiirust, modulaarsust, surmavat täpsust ja skaleeritavust kerges konfiguratsioonis, mis on kohandatud eesliinil kasutatavate droonitõrjeoperatsioonide jaoks. See on disainifilosoofia, mis rõhutab kiirust, lihtsust ja ellujäämisvõimet. 4x4 šassi tähendab, et Tempest suudab hõlpsasti liikuda üle keerulise maastiku, püsides sammu mehaniseeritud jalaväe või eriüksustega dünaamilistes keskkondades. Selle madal profiil ja suur manööverdusvõime muudavad selle ideaalseks kiireteks tulistaja liigutüüpi operatsioonideks, kus ohud tuvastatakse ja tõrjutakse ning seejärel liigub sõiduk kiiresti ümber enne, kui vaenlane jõuab vastutulega või elektroonilise sihtimisega reageerida. Need tulistaja liiguvõimed on veelgi täiustatud Longbow raketi tulistaja unusta funktsioonidega, mida Tempest kasutab. Algupäraselt loodud USA armee AH-64D ja Apache Longbow ründekopterite jaoks on see Hellfire raketiperekonna kõige arenenum variant. Raketil on aktiivne millimeeterlaine radarotsija, mis võimaldab autonoomset sihtmärkide tuvastamist ja tabamist igasugustes ilmastikutingimustes, ilma et oleks vaja pidevat operaatori juhendamist. Kuni 5 miili ulatusega võimaldab rakett Tempestil neutraliseerida suuremaid teise ja 3. klassi droone, tiirutavaid laskemoona ning isegi madalal lendavaid koptereid. Selleks, et süsteem oleks kompaktne, tõhus ja väga fokusseeritud, otsustas V2X kasutada ühte Radotype radarit täisspektrilise sensorikomplekti asemel. See on täiesti loogiline, arvestades süsteemi keskendunud ülesande profiili.
kuigi Radatype radar on piiratud ainult ühe suunaga, pakub see täpset sihtmärgi jälgimist ja tulejuhtimisandmeid raketisüsteemile. Samal ajal hoides sõiduki elektroonilise signatuuri madalana, võimaldades sellel jääda märkamatuks kuni rünnakuks valmisolekuni. Seda tüüpi radar ei ole mõeldud laiaulatuslikuks piirkonna jälgimiseks, vaid pigem lõppfaasi tulejuhtimissõlmeks, mis saab vihjeid välistest allikatest võrgulahinguvälja keskkonnas. Ja just sellist integreeritud õhutõrjesüsteemi Ukraina seda kasutusele võtabki ning seal võib see anda terava eelise. Et tõrjuda Venemaa poolt esitatavaid erinevaid õhuohte, mis ulatuvad hävitajatest ja pommitajatest, kuni maismaalt, merelt ja õhust tulistatud ballistiliste ja tiibrakettideni ning erineva suuruse ja tegevusraadiusega droonideni, koosneb Ukraina õhutõrje mitmest kihist. Ukraina droonivastase müüri keskmes on tuvastussüsteemide võrgustik, kuhu kuuluvad radarid ja termokaamerad, mis tuvastavad lähenevad droonid, jälgivad neid ning annavad häire müüri osadele, mis need alla tulistavad. Neid täiendavad elektroonilise sõjapidamise süsteemide võrgustik, mis häirib droonide navigeerimist, sundides neid maanduma, sihtmärkidest mööda lendama või mõnel juhul isegi tagasi saatjale Venemaale pöörduma. Droonide allatulistamisel on esimeseks kihiks Ukraina hävituslennukid, sealhulgas nõukogudeaegsed Su-27, USA päritolu F-16 ja Prantsuse Mirage 2000. Nendelt lennukitelt tulistatud raketid on osutunud üsna tõhusaks väärtuslike sihtmärkide nagu tiibrakettide ja ballistiliste rakettide allatulistamisel. Kuid Ukrainal on neid vähe. Nende käitamine ja hooldamine on kallis. Nende tulistatavate rakettide varud on piiratud ja need ei ole kulutõhus lahendus Vene droonide vastu, mis on palju odavamad. Järgmine kiht on Ukraina traditsiooniliste raketipõhiste õhutõrjesüsteemide võrgustik, nagu USA-s toodetud MIM-104 Patriot ja Saksamaa Iirist süsteemid. Need on osutunud tõhusaks nii saabuvate väärtuslike rakettide kui ka droonide vastu ning neid paigutatakse tavaliselt Ukraina tähtsate linnade ja taristu kaitseks. Siiski, sarnaselt hävituslennukite olukorrale on ka need tipptasemel raketisüsteemid ja nende poolt tulistatavad raketid piiratud arvuga nii Ukrainas kui ka selle liitlaste ladudes. Ka raketid ise võivad olla palju kallimad kui Tšerinid, mistõttu pole need kaugeltki ideaalne lahendus nende lärmakate ja hävitavate kahjurite allatulistamiseks. Kihilise õhutõrjevõrgu aluseks on mobiilsed tulegrupid. Need on sisuliselt väikesed liikuvad üksused, mille sõidukitele on paigaldatud raskekuulipildujad. Neid on palju, nad on väga mobiilsed, kiiresti kasutusele võetavad ning sellised süsteemid nagu Saksa Flakpanzer Gepard on osutunud väga tõhusaks tavaliste Geroni variantide, samuti paljude teiste Vene luuredroonide ja rändmoona allatulistamisel. Gepardil on 2,35 mm, Oerlikon KDA automaatkahurit, mille ühine laskekiirus on 1100 lasku minutis. Koos Sriiba seireradariga, mille tuvastusulatus on umbes 9 miili ja Kuuriiba jälgimisradariga sobib see ideaalselt kiirete madallendavate droonide nagu Tšerin ja Tšerin 2 variandid tabamiseks. Gepard tulistab 35 mm lõhke ja alammõõdulist laskemoona, mis plahvatab sihtmärgi lähedal või läbib selle äärmise kiirusega, tekitades tiheda killupilve drooni lennutrajektoorile. Tulemuseks on väga suur tabamis- ja hävitustõenäosus droonide ja rändlaskemoona vastu. Veelgi olulisem on see, et ühe Ahead-mürsu hinnaks hinnatakse umbes $1000, samas kui Cheronite droonide hind jääb olenevalt variandist, lõhkepeast ja muudest omadustest $20 000 kuni $100 000 vahele. See laskemoon on samuti palju kättesaadavam ja kiiremini toodetav kui tõrjeraketid. See tähendab, et võrreldes raketipõhiste süsteemidega pakub Gepard madalat hävitamiskulu, võimaldades Ukrainal hoida oma piiratud ja kalleid raketivarusid suurema mõjuga ohtude, nagu Iskanderi rakettide jaoks. Tänu nendele eelistele on Gepard ja teised sarnased mobiilsed kuulipildujapõhised süsteemid saanud Ukraina droonitõrje võtmekomponentideks. Kuid on ka piiranguid. Kuigi neid on kiire ja kulutõhus kasutusele võtta ning seetõttu sobivad nad hästi kiireks tuleandmiseks ja positsioonivahetuseks, suudavad kuulipildujad sihtmärke tabada vaid piiratud kõrgusel ja suhteliselt madalatel kiirustel. Need sobivad ideaalselt standardsete, madalal lendavate mõõduka kiirusega Tšerin 1 ja 2 vastukaitsmiseks. Viimastel kuudel on venelased aga kohandanud Tšerinid lendama palju kõrgemal, väljaspool kuulipildujate laskekaugust.
Uuemad Tserin 3 droonid on samuti reaktiivmootoriga, võrreldes varasemate propelleriga mudelitega, mis suurendab oluliselt nende kruiisikiirust ja muudab aeglasematel kuulidel ja mürskudel nende allatulistamise palju raskemaks. Lisaks tosinale või enamale Vene raketile peavad Ukraina õhutõrjejõud igal ööl toime tulema 100–600 pika tegevusraadiusega drooniga. Paljud neist on palju odavamad Cabera peibutusdroonid, mis on spetsiaalselt loodud õhutõrje tähelepanu hajutamiseks ja väärtuslike rakettide kulutamiseks, samal ajal kui lõhkepeaga Tšerinid lendavad läbi nende tekitatud avade. Kui need droonid lendavad kaugemal kui Ukraina suurtükipõhised õhutõrjesüsteemid ulatuvad, jääb Ukrainale sisuliselt 2 halba valikut. Kasutada oma piiratud ja kalleid rakette nende allatulistamiseks või valmistuda tabamuseks. See on Ukrainale keeruline väljakutse. Ukrainal on vaja droonitõrjerelva, millel oleks õhutõrjeraketi ulatus, kuid mis oleks sama kiire ja odav toota nagu mürsk. Sellele väljakutsele vastuseks on Ukraina lisanud oma droonitõrjesõjale uue kihi ja see on ilmselt kõige paljulubavam – tõrjedroonid. Sisuliselt tähendab see väikeste, odavate ja kiirete droonide kasutamist, et alla tulistada palju suuremaid, Keran-tüüpi ja teisi Vene rändmoona nagu BM-35 Italmas. See on leidlik lahendus, mis lahendab mõlemad väljakutse osad. Esiteks on droonid, mida kasutatakse Keran-tüüpi laskemoona hävitamiseks. Sisuliselt modifitseeritud FPV droonid, mida Ukraina laialdaselt rindel kasutab. Ukraina on väidetavalt tootnud alates 2024 aastast iga kuu 100 000 selliseid droone. Seega on tuhandete tõrjedroonide igakuine tootmine mitte ainult täiesti teostatav, vaid suuresti ka ilma välisabita. Need tõrjedroonid maksavad tavaliselt vaid $3000–5000 tükk, mis võib olla mitu korda kallim kui Gepardi mürsk, kuid on siiski mitu korda odavam kui isegi odavaim $20,000 Keran. Uute täiustatud reaktiivmootoriga Keran 3 ja Keran 5 variantide hinnaks hinnatakse üle $100,000. Seega on need odavad tõrjedroonid väga kulutõhus viis nende hävitamiseks. Olemasolevad tõendid viitavad ka sellele, et need on üsna tõhusad. President Volodõmõr Zelenski sõnul on nende keskmine edukuse määr 68%. Juulis seadis ta eesmärgiks toota 1500 FPV-tüüpi tõrjedrooni päevas ning aasta lõpuks oli see eesmärk väidetavalt täidetud. See on muljetavaldav saavutus ja tõenäoliselt võimaldab see Ukrainal varusid koguda. Kuigi Venemaal on väidetavalt võimekus toota 500 Keroni ja Gebera drooni päevas, kasutab ta tavaliselt vaid väikest osa neist oma öistes rünnakutes, mis tähendab, et ta kogub peaaegu kindlasti ka ise varusid. Kui Venemaa peaks kunagi otsustama korraldada neid tuhandeid Kerone hõlmavaid massiivseid rünnakuid, mida on sageli ennustatud, kuid mis pole kunagi teoks saanud, siis suur varu tõrjedroone on kulla hinnaga. Tõepoolest, kuna Ukrainas on nii suur tähelepanu tõrjedroonidele, tänapäeval, arvestades Ukraina hästi dokumenteeritud raskusi tipptasemel süsteemide ja tõrjerakettide hankimisel partneritelt, siis kuhu sobitub Tempest nende õhutõrjesüsteemi? Alustuseks pole selge, kui palju Tempest-süsteeme Ukrainal juba olemas on. Senini avaldatud videomaterjal kinnitab vaid ühe süsteemi olemasolu ning arvestades, kui uus see süsteem üldiselt on väga ebatõenäoline, et Ukraina relvajõududel oleks praegu aktiivses teenistuses rohkem kui paar Tempestit. Siiski, kui see on nii tõhus, nagu Shorty ütleb, ja kui seda kasutatakse suuremas mahus, võiks see sobituda Ukraina õhutõrjesse kui veel üks kaudne kaitsekiht. Kui tõrjedroonid täidavad rakettide ja kahurite vahelise tühimiku, siis Tempesti mobiilsus ja vastupidavus võiksid täita tühimiku tõrjedroonide ja Ukraina olemasolevate kõrgtehnoloogiliste raketipõhiste õhutõrjesüsteemide vahel. Enamasti hoitakse Ukraina Patrioti, Iris-T ja teisi kõrgtehnoloogilisi maismaasüsteeme rindest kaugel eemal. Need kaitsevad tagalas võtmelinnu ja rajatisi Vene Iskanderi, Kalibri, Kinjali ja H-101 raketirünnakute eest ning neid kasutatakse säästlikult, kuna jätkub tõrjerakettide nappus. Ukraina Gepardid ja teised kuulipilduja-põhised mobiilsed kaitsesüsteemid asuvad samuti peamiselt tagalas, kaitstes samu linnukeraanide eest, mis tavaliselt kaasnevad raketirünnakutega. Tõsiasi, et need on sõidukitele paigaldatud, annab neile võimaluse kiiresti positsiooni vahetada, mis muudaks need sama tõhusaks ka eesliinil, kuid Venemaa ei sihi oma kerane tavaliselt sinna. Venemaa kasutab eesliinil peamiselt FAB-liukpomme, fiiberoptilisi FPV-droone ja suurtükiväge, mitte ringlevaid laskemoona.
Keranid on mõeldud elektrijaamadele, Ukraina viljaga laetud laevadele ja mitmekorruselistele korterelamutele, mis asuvad kaugel eesliini lihaveskist. Nüüd samas tagalas asuvas kõrge väärtusega kaitseolukorras lisaks Tempest tõenäoliselt vaid marginaalset väärtust Ukraina õhutõrjele, eriti kohtades, kus on juba paigaldatud Patriot või Iris-T süsteemid. Tempesti Longbow tüüpi raketi laskekaugus on vaid umbes 8 kilomeetrit. Samas kui Patriot Pak 3 ulatub 180 kilomeetrini ja Iris-T SLM 40 kilomeetrini. Selle tõhus lennukõrgus on samuti märgatavalt madalam. 20 000 jalga võrreldes Pak 3 120 000 ja SLM-i 66 000 jalaga. Seega on need tõhusad ainult magalal lendavate sihtmärkide vastu ning pakuvad palju lühemat reageerimisakent kui nende tuntumad analoogid. Alla $150 000 tüki kohta on Longbow'd 2-4 korda odavamad kui SLM-i raketid ja palju odavamad kui Pak 3D, mille hind on $4-7 miljonit tükk. Tõenäoliselt on Tempesti jaoks saadaval ka märkimisväärsed Hellfire'i rakettide varud. 2021 aastaks oli toodetud üle 87 000 Hellfire'i raketi kõigis variantides. Hinnanguliselt umbes 10 000 kuni 14 000 neist olid just AGM-114L Longbow raketid ning paljud neist pole veel kasutatud. Kuid kuna madalal lendavate keronite sihtimiseks kasutatakse ka kulutõhusamaid gepardeid ja tõrjedroone, on raske põhjendada Tempesti massilist kasutuselevõttu tagalas. Kuid rindejoonel ja selle lähedal võib Tempest anda Ukrainale eelise. Raketipõhine õhutõrjesüsteem, mida saab kiiresti peaaegu kõikjale paigutada, tulistada ja kaduda enne, kui venelased üldse aru saavad, et see seal on. Raketilaskeseadmed on paigaldatud sõiduki katuse mõlemale küljele, andes Tempestile tasakaalustatud ja kõrgendatud tulistamisplatvormi laiade laskesektoritega. Longbow raketid on tulista ja unusta tüüpi, nii et pärast nende väljalaskmist ei pea sõiduk enam nendega ühenduses olema, mis vähendab oluliselt operaatori kokkupuuteaega ohuga. Nad saavad peaaegu kohe pärast väljalaskmist taanduda, seejärel kiiresti relvastust täiendada ja uuesti positsioonile liikuda, muutes Tempesti ideaalseks kiireteks löö- ja taandu operatsioonideks, mis on lahinguväljal üliolulised. Lisaks 4x4 šassilt saadavale mobiilsusele muudab Tempesti kergus selle sobivaks ka eesliini kasutuseks. Lisaks sellele, et seda saab kohale sõidutada, saab seda paigutada transpordilennukitest, liigutada kerge logistika abil ning hooldada kaubanduslikult kättesaadavate varuosadega. Kui kõik see kokku võtta, on näha, kuidas mitmekümnest või veel parem 100 Tempestist koosnev laevastik, mis on eesliinile laiali paigutatud, võiks Ukraina olukorda oluliselt muuta. Need annaksid Ukrainale omamoodi eesliini, raketipõhise õhutõrjesüsteemi, mis võimaldaks Cheroneid tabada palju lähemal eesliinile ja seega kaugemal nende lõppsihtmärkidest. Longbows võime täpselt tabada nii maismaa sihtmärke kui ka droone, tähendab, et Tempest annaks Ukrainale samaaegselt ka HIMARS-laadse võimaluse. Väiksema tegevusraadiuse ja väiksema hävitusjõuga, kuid palju suurema liikuvuse ning väiksema rahalise kuluga asendamisel. Nagu kõigil relvasüsteemidel on ka Tempestil või vähemalt selle praegusel varasel versioonil muidugi mõned piirangud. Radaari kitsas vaateväli tähendab, et see sõltub laiemast andurivõrgust, mis annab varajast hoiatust ja sihtmärkide andmeid. See tähendab, et see ei ole täielikult iseseisev, mis võib olla nõrk koht. Samuti tähendab Tempesti 2 raketi kandevõime, et sellel on piiratud suutlikkus reageerida droonide parverünnakutele, välja arvatud juhul, kui seda kasutatakse suuremas koguses või koos täiendavate tugisüsteemidega. Siiski tuleks detsentraliseeritud ja kiire tempoga õhusõja kujuneval ajastul neid piiranguid praegu pigem käsitleda kui taktikalisi piiranguid, mitte strateegilisi puudusi. Pole kahtlust, et nagu paljude teiste relvasüsteemide puhul täiustatakse ja arendatakse ka praeguse Tempesti võimekust tänu Ukrainas saadud lahingukogemustele. Kui see vastab oma esialgsele lubadusele, kui Cheron tapja, võime oodata Tempesti palju laiemat kasutuselevõttu nii Ukrainas kui ka võimalik, et USA armee poolt. Hoiame teid kindlasti kursis Tempesti arengutega, nagu ka kõige uuenduslikumate uute sõjaliste seadmetega. Seega tellige kanal, et midagi olulist maha ei magaks. Aitäh vaatamast!